Hei, tere ilusat uut nädalat. Tead, kui head sõnumit ma nägin eelmisel nädalal? Ootamine on sinu aju seisund või nii-öelda siis teadvuse seisund. Sisuliselt tähendab see seda, et sa tahad homset, sa ei taha seda, mis on praegu. Ja siis sinna juurde veel see, et me tahame alati midagi saada, ennem kui me saame olla õnnelikud. Me peame justkui, ma tahan saada ennem finantsilist vabast, siis ma saan olla õnnelik. Ma teen ennem ära selle, siis ma saan olla õnnelik. Pidevalt on see, et homme on parem. Aga mis asi on see, mis muudkui tuleb, aga mitte kunagi ei jõua kohale? See on homme. Kui ma nägin seda sõnumit, et millegi tahtmine on nii-öelda siis meie aju seisund ja see, et see tähendab seda, et sa sisuliselt sa ei taha tänast, mis kõik kõlab loogiliselt, siis mul nagu lõi selle klikki ära, et millega ma aastaid tagasi juba ka, ma olen kogu aeg rääkinud, et aga milleks oodata? Miks sa ei ela oma elu praegu? Ja tegelikult on niimoodi, et kui sa täna ei ole praegusega rahul, sa tahad seda homset, sulle ei meeldi see, mis on praegu, siis selleks, et homme saaks sinuni jõuda või see, et mida sa siis ootad, mida sa tahad, saaks sinuni tulla. Ta saab tulla ainult sellisel juhul, kui sa muudad täna siin ja praegust. Mitte midagi ei saa muutuda, kui sa ei muuda praegust, ehk siis ole kohal, ole täna siin. Ja see on kõigega, see on ka meil naistena jõukuse loomisega täpselt samamoodi. Kui sa mõtled kogu aeg seda, et ma pean tegema raha selleks, et lubada omale mingit reisi või ma pean tegema seda ja sa lükkad neid asju kogu aeg nii-öelda siis ma tahan. Aga mul täna ei ole. Siis kus sa elad? Sa oled puuduses, aine? Aga mida selleks saab muuta? Sa saad muuta seda, et ma muudan täna praegu oma enesetunnet nii, et mul on täna juba hea, tänulikkusega. Ja headuse pealt ma annan juurde ja siis ma saan juurde, aine? Ja kuidas sa muudad seda, et mul on täna hea? Kui me räägime jõukusest, rahast ja materiaalsest rikkust, siis on see, et sa pead tundma täna ennast rikkana. No, Liina, kuidas ma saan ennast tunda rikkana, aga mul ei ole ju raha selle jaoks ja aine. Siis jah, ma saan aru, sa oled selles emotsionaalses seisundis, et sul ei ole. Aga kuidas tuleb? Küsimus on see, et aga kuidas ma saan? Kui sa ütled, et sul ei ole, siis sa ütled oma ajule seda, et ma ei saa. Ja sellega lõpeb kogu mõtlemine. Ja sa ütled oma ajule seda, et ma ei tea, kuidas saab. Jällegi lõpeb kogu mõtlemine. Mida tuleb teha on see, et küsida endalt, kuidas saab ja küsida seda küsimust nii kaua, kuni sul tuleb see vastus, kus sul käib klikk ära ja sa muudad oma seda praegust sellega. Ehk siis sa ei anna alla ennem. Praegust tuleb muuta ja see muutus ei hakka mitte nendest suurtest asjadest, et ma lähen ostan omale reisi ja ma teen seda, vaid see hakkab väikestest asjadest. Kas see, kus ma praegu olen, kas ma olen õnnelik siin, mida ma teen? Kui ma ei ole õnnelik, siis mis peab muutuma? Mida ma selle asemel praegu teeksin? Ma ei tea, ma olen praegu kontoris, oletame. Teen siin oma töid, asju, särki. Kas ma olen õnnelik? Kas ma tunnen, et ma olen õnnelik seda tehes? Ja kui ma ei tunneks, siis mida ma teeksin? Ma tahaks ka praegu seal rannas olla. Ma tahaks ka praegu seal jalutamas käia. Ma tahaks. Kui sul oleks täna 1 000 000 eurot kontol, mis oleks see lihtne asi, mida sa sellel praegusel hetkel teeksid? Tead, mis on tüüpilised vastused? Ma läheks jalutama, ma käiks mereres, ma läheks massaaži, ma ostaks poest omale seda maitsvat tomatit. Aga meil on kogu aeg, me ei saa, sest, homme lähen.
ma tahan, aga ma ei saa. Ma ei luba endale. Kui sa ütled endale, et ma ei saa, siis sa ütled endale, et mina pole oluline, ma ei luba seda endale. See, mida sa soovid, see on mõttetu. Kui see on nii väike asi, nagu ma tahan minna jalutama, ma tahaks lugeda pool tundi raamatut või lihtsalt ma tahan lugeda raamatut. Luba endale seda, muuda seda praegust ja tee seda. Mitte ükski normaalne. Tööandja ei keela sul minna lõuna ajal või korraks minna pausile värsket õhku hingama. Mine ja tee see käik ära. Sa tuled tagasi, sa oled palju efektiivsem, kui sa olid ennem ja istusid siin kontori laua taga ja mõtlesid, et see ei ole töö tegemine, see ei ole efektiivsus ja see ei too sulle seda, mida sa tahad. Toob see, kui sa muudad täna siin ja praegu. Lõpeta see ootamine, lõpeta see tulevikus elamine, muuda tänast ja need muutused hakkavad väikestest sammudest. Kui sa oled ammu mõelnud, et ma tahan minna vanni, siis mine sinna vanni, vahet ei ole, et väljas on 27 kraadi sooja. Äkki suvel ei peaks vannis käima? Kes ütles? Äkki peaks? Saad aru sellest mõttest, Muuda praegust, siis muutub su homne. Praegu oma heaolu muutes. Mine võtta see, tee see väike ost või sooritus. Sa tunned, kuidas sul enesetunne läheb heaks, sul läheb energia hoopis teiseks. Sa hakkad hoopis teise tunde pealt, vaata siis sa hakkad elama külluses. Minul hakkas see täpselt samamoodi väikestest asjadest. Mõtlesin, aga mis siis, kui ma läheks viskaks korra diivanile pikali loeks 15 minutit see raamatut, aga selle raamatu lugemise käigus mul tuli tunne, et ma saan endale seda lubada. Ja niimoodi ma hakkasin tegema neid väikseid samme veel ja veel ja veel ja veel. Ja need sammud lähevad suuremaks. Ja sellega koos tõuseb sinu jõukuse tase, tõuseb sinu heaolu tase, tõuseb sinu õnnetunne, heaolu igas eluvaldkonnas. Muuda praegust, luba endal olla. Ja see lubamine ei pea tähendama seda, et iseenda ego pealt ma sõidan teistest üle. Ma armastan ennast ja sealjuures ma armastan teisi ka. Alati saab, küsi kuidas saab ja muuda praegust. Ela tänases, sest juba täna, kohe praegu saab olla hea. Alusta väikestest sammudest ja kirjuta mulle, mida sina teed nüüd, kohe ja praegu, et oma heaolu tõsta. Ilusat nädalat sulle. Tšau!